Eesti Laul on täies hoos, Elu24 on pressiüritusel, kus pandi finalistid, muusikud pandi ketside peale sodima. No õudne, täitsa õudne, ma ei saa aru, mis nagu toimub. No kuidas sina, Laura, selle olukorra nüüd lahendasid? Näita meile. Mina lahendasin need niimoodi, ehk siis ristküliku tehnika, paar erinevat värvi ja tegelikult toimib, et õnneks ma olen ise korraldanud ka lastelaagreid ja siis nendega koos pidanud igast asju meisterdama, et siis mingi mõte tekkis, et joonistamise peale ma nüüd väga meister ei ole. Muiduks ma olen vist ise ühte sinu lastelaagrisse sattunud, tuleb meelde, sa väga hästi saad lastega hakkama, mis on lahe. Mulle meeldivad, et nad on siirad, nad jagavad oma emotsioone, isegi mõnikord on väga lahe saada ka natuke negatiivse alatooniga emotsioone, aga see on nii siiras, et sa mõtledki, et aha, ei ole hullu, et ta võib niimoodi mulle öelda. See võib öelda, et lastelt tuleb kõige ausam kriitika. Jaa, kui siis mitte aus, siis vähemalt naljakalt aus. No aga räägime natuke veel nüüd spordist ja ketsidest, et sa said ka sellised vaba jooksu jalanud, et sa oled väga kenas vormis. Räägi, kas sa teed ka mingisugust trenni või kuidas sa oma pingeid maandad? Trenni. Ma tegelikult pean tunnistama, et 5-6 aastat tagasi ma tegin harva trenni, aga ühel hetkel ma sain selle pisiku kätte ja nüüd ma käin kindlasti vähemalt 4 korda nädalas trennis, kas siis joogas või jõusaalis või jooksmas ja mitte küsimus ei ole ainult selles, et rõhutada seda välist poolt, aga just nimelt see, et sa tegelikult, kui sa tunned ennast väsinuna, sa tunned, et su aju enam ei suuda töötada, siis trenni minnes peale 10. minutit sa tunned, kuidas mõte hakkab jooksma, sa tuled trennist ära, olgugi sul võib olla keha väsinud ja füüsiliselt tunda natukene raskemana, aga tegelikult su aju töötab. Nii et mina soovitan tõesti, kui alguses tundub raske ja ei suuda ajaplaanil seda kirja. Jaa, kas sul on aega selleks? Sul on nii palju esinemisi praegu, sul on Eesti Laulu finaal, proovid, kus sa võtad selle aja? Jaa, aga tegelikult sa leiad selle aja, nii nagu sa leiad aja ju söömiseks, ometigi sa pead ju eksisteerima ja ennast nii-öelda käimas ja korras hoidma. Et mina näiteks hakkasin sellise hullusega, mida enamus ütlevad, et oi, see küll ei toimi. Et näiteks kolmapäeva hommikuti ma käin 7:30 joogas. Ja kui sa hakkad käima ja sa saad aru, et see ei olegi nii hull, siis see on tõesti hea, sa oled hommikul ära käinud, sul ei ole õhtul kell 7 see, et peaks trenni minema, aga tegelikult oled juba sinna trenni poole teel ja siis tundub, et keegi sõbranna helistab, et ma ikka ei lähe. Ma tõsiselt soovitan. Paneme kõrva taha. No tervislikult peab elama ja liikumine on ju inimese jaoks hea, see on teada. Rääkides veel Eesti Laulust, kas sa jälgid ka igasugused ennustusportaale ja rahvaküsitlusi ja sinu loo läheb väga hästi, et kas see kuidagi sind mõjutab ka? Eks see kindlasti mõjutab selles mõttes, et kui see on ju mingi hulga rahva tagasiside, see positiivne, siis see minule annab ainult jõudu juurde, et finaalis siis tõesti ägedalt esineda ja see tähendab, et inimestel on see loo sõnum kohale jõudnud ja meloodiaga võib-olla natukene meelde jäänud, et ma ise küll ei ole jälginud, mitte et ma oleks eiranud seda, aga et ma tõesti saan seda infot nii või naa enda vanaisa ja vanaema ja vanemate käest, aga tõesti alati on tore kuulda ju positiivset tagasisidet. No aga hoiame sulle pöialt ja kohtume siis proovides varsti. Just, kohtume, näeme. Tšau!